Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on järjekordne teisipäev, väljas on tunda kerget kevade lõhna, kell on veidi üle 1 ning eetris on Võtke või jätke Krimiraadio. Stuudios, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles uurime, millised järjekordsed tapvad mõnuained on imbumas meie narkoturule ja ühtlasi kiikame ka ajast tagasi ning uurime, et millised hirmsad ained on varasematel aastatel kõige enam surma külvanud. Aga kõigepealt vaatame otsa majandus- ja korruptsioonikuritegudele. Mitte üksnes seepärast, et seesuguste kuritegude menetlemist juhtiv ringkonna prokuratuur tähistab just täna esimest sünnipäeva. Ehkki see on ka hea põhjus rääkimiseks. Ja räägime ikka seetõttu, et tegu on kõige sellise salakavalama, laastavama ning uurimise seisukohalt kõige keerulisema kuriteo liigiga. Selleks puhuks oleme Krimiraadiosse kutsunud vanemprokuröri Kaido Tuulemäe ja Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude juhi Ivo Raud-Heidingu. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Ja ringkonna prokuratuurile soovime omalt poolt loomulikult ka palju õnne. Paraku tähistamiseks meil siin stuudios väga palju aega ei ole, aga natuke siiski. Kaido Tuulemäe, kas eraldi majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonna prokuratuuri loomine on ennast õigustanud? Kuidas teile tundub? Ma arvan, et selle lühikese aja jooksul võib juba öelda, et on küll, et olen juba mõnda aega prokuratuuris olnud ja näinud, et mis on nende majanduskuritegude vastu võitlemise raskused. Ja me näeme, et kui meil on prokurid üle Eesti nii-öelda ühe mütsi all, siis me saame oma ressurssi palju operatiivsemalt ja kiiremalt jaotada. Samuti kaovad ära need igavesed vaidlused erinevate piirkondade vahel, ehk siis see õiguspraktikat on palju lihtsam meil ühtlustada ja suhelda. Kas on andnud uue hoo ja kvaliteedi ka selliste keeruliste majanduskuritegude uurimisele ja lahendamisele see ringkonna prokuratuur? Tahaks öelda jah, kuigi võib-olla natuke vara seda öelda, sest me teame, et me näeme ka ise, loeme lehtedest, kuuleme meediast, kui palju tegelikult ühe majandus- või korruptsioonikuriteo uurimine ja kuni protsessi lõpuni, kui palju see aega võtab, et see intervall on niivõrd pikk, et selle aasta jooksul, et öelda, et see nüüd on kõik on palju tõhusamaks läinud ja kõik kuriteod avastatud, seda öelda ei saa. Aga ma julgen öelda küll, et lähenemine on teine ja tulemuslikum, ma arvan. Kui lubate, ma tõmban fookuse nii-öelda üldiselt üksikumale asjale ja tahaks teada, kui palju on teil õnnestunud viimasel ajal, viimase 3 aasta jooksul tõkestada ettevõtjaid, kes on teadlikult ja tahtlikult aidanud Vene riigil ja selle ettevõtetel sanktsioone murda. Vene teema on hetkel õhus, meile käib kõik närvidele, kui kuuleme järjekordselt mingisugusest ettevõtjast, kes on suutnud siit kaudu kuidagi mingisugust sanktsioonikaupa ikkagi Venemaale toimetada. Jaa, tõsi ta on, et see sanktsiooni all olevad kaupade Venemaale viimine on kuritegu ja nende menetlemisega meie ringkonna prokuratuur ka tegeleb, aga siiski pean ütlema, et ma täpselt numbrit teile öelda on keeruline, sest selle valdkonna käsiteks tegelevad Eestis nagu väga mitmed asutused, eelkõige Kaitsepolitseiamet ja Maksu- ja Tolliamet, kes ka piiri peal vahetult kontrollib, aga samuti ka Rahapesu Andmebüroo valdab teatud infot, aga orientiiriks ma võin öelda, et näiteks üks põhilisi ringkonna prokuröre, kes meil selle valdkonnaga tegeleb, tal on hetkel menetluses 120 kriminaalasja, et see on selle valdkonnaga seoses sanktsioonikuriteod, et see on tegelikult märkimisväärne koormus, et nendega sisuliselt tegeleda. Ja mu enda tunnetus ütleb, et seal ei ole liiga palju ettevõtteid, et pigem seal on rohkem võib-olla eraisikuid ja üldse, mis seda statistika ülevaadet raskendab, et on ka see, et sageli tulevad isikud üle piiri või ettevõtted ja nad sageli ei teagi, et kas see konkreetne kaup läheb sanktsiooni alla, sest see teinekord on väga kaubakoodis kinni, et üks ventilaator on keelu all, teine justkui nagu ei ole, et need on peenikesed nüansid. No meil on käepärast kellegi Ruslan Sibiljevi juhtum, keda siis süüdistatakse selles, et ta tegeles suuremas mahus erinevate sanktsioonialuste kaupade ja nagu ma aru saan, siis põhiliselt igasuguste binoklite ja muu sellise optika tellimisega ja eesmärgiga siis kaupa Venemaale vahendada. Rääkige sellest juhtumist lähemalt.
Jaa, tõsi ta on, et selle kauba puhul tõesti me ei saa öelda, et ei saaks tekkida küsimus, et kas seda võiks üle piiri viia või mitte, et sellest peaks ka keskmine inimene aru saama, et see oli eelmine aasta võib-olla üks olulisemaid kohtulahendeid täna jõustunud meie praktikas, seal nimelt oli erinevad isikud seal, kes ajavahemikul 2022-2023 tellisid siis Portugalist ja Austriast erinevaid optikaseadmeid, seal on siis binoklid, sihikud, pikksilmad, termokaamerad. Üks isik korraldas siis nende tellimise ja logistika Eestisse ja peaks ka üleveo nii-öelda Venemaale korraldama ja nüüd see konkreetne Siibilev, tema korraldas siis kõikide rahade küsimusi, tema siis korraldas arvete maksmisi, rahade liikumisi. Paraku see teine isik menetluse kestel suri ja tema osas tuli menetlus lõpetada, aga Siibilevi osas tõesti saime kohtus süüdimõistva otsuse, see oli tõepoolest oli kokkuleppe menetluses, aga mis kõige olulisem, kinni peetud optikaseadmed, mis märkimisväärselt palju maksavad, üle 250 000 euro, need sai kõik riik ära konfiskeerida. Et selles mõttes oli meie vaatest selle asjale positiivne lahendus. Mul on siin jällegi võimalus teemat pisut muuta ja fookust üksikjuhtumilt üldisemale tõmmata. Ivo Raudheiding, te olete tõdenud, et majanduskuritegude trendid on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Uued tehnoloogiad ja majanduskeskkonna muutused toovad kaasi uusi riske ja väljakutseid. Mida te silmas olete pidanud, kui te sellest räägite niimoodi? Ja, et majanduskeskkonna muutustega nagu näiteks majanduslangus ja majanduskasv, et tekivad ka teatud trendid, et kui majanduslanguse, eriti selle lõpusfaasis, me oleme täheldanud ikkagi pankrotikuritegude kasvu ja majanduse tõusufaasis siis investeerimiskelmuste kasvu, et kui me räägime pankrotikuridegudest, siis keerulises olukorras tihtipeale otsitakse erinevaid lahendusi ja väga keerulistes olukordades võib ka sattuda inimeste otsa, kes võib-olla ei anna nii head nõu, et ja sellest nõust lähtuvalt on käitutud võib-olla selliselt, mis toob kaasa sellega, et mingil hetkel isikule esitatakse siis kahtlustus pankrotikuriteos. Kas ma saan aru, et praegune aeg ongi just nimelt pankrotikuritegude aeg? Majandustausta mõttes. Just, et nüüd majandus on teatavate indikaatorite järgu võib öelda, et asunud siis tõusufaasi, et eks meil ilmselt hakkab kasvama nüüd siis investeerimiskelmuste teadete arv, aga absoluutselt, et eks neid majandus- või pankrotikuritegude teateid meile ikkagi aeg-ajalt laegub. Aga kas ma tohiksin küsida ühe sellise tüüpilise näite viimase aja pankrotikuriteost, et mismoodi see välja näeb, mis üldistes joontes, vältides siis võib-olla nüüd konkreetset nime? Absoluutselt, et see oma sisult tähendab seda, et keegi üritab siis seisus, kui ettevõtte vajaks tegelikult võib-olla likvideerimist, hakkab oma varasid siis kuskile välja kantima nii-öelda, et kaitsta siis oma justkui nagu tehtud tööd ja oma vaeva ja võttes käiku siis ebaseaduslikud võtted, ehk siis varjata seda ettevõtte vara siis. Ja jätta teised võlausaldajad rahast ilma? Või? Absoluutselt, just. No räägime me ju kogu aeg, et tehnoloogiad ja asjad arenevad. Uued tehnoloogiad ja kindlasti ka majanduskeskkonna muutused toovad ka teile kindlasti uusi riske ja väljakutseid. Millised on võib-olla need peamised kuritegelikud suundumused sellise tehnoloogia arenguga, ma ei tea, rohepöörde majanduskeskkonna muutusega? No tehnoloogia arengust lähtuvalt ei saa kindlasti rääkimata, et sellest AI-st ehk tehisintellektist, aga ma ütlen, et see valdkond on selline, mida me alles tegelikult kaardistame ja paneme neid ohukohti siin paika. Ja teine oluline teema, milles me oleme tegelikult tunduvalt targemad, on tegelikult krüptoraha. Ja sellest krüptorahast lähtuvalt oleme näinud väga erinevat liiki toimepandavaid kuritegusid, siis nagu rahapesu, kelmused ja investeerimiskelmused. Neist kõigist räägime pärast väikest pausi. Krimiraadio.
Krimiraadio jätkub otse-eetrist. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on külas majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kaido Tuulemäe ning Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude juht Ivo Raudheiding. No, ju on külaliste kaudu ikkagi kerge järeldada, et saate esimese poole teemaks ongi majandus- ja korruptsioonikuriteod. Ivo Raudheiding, jutuks on olnud, et fintechi ehk siis finantstehnoloogiate valdkonnas on mitmeid uusi riskikohti, kus erinevad digitaalsete teenuste pakkujad võivad luua lahendusi, mis esindavad end usaldusväärsete ja turvalistena, kuid tegelikult toimivad pettustena. Ja siin tahaks kohe kuulda näiteid, et kuulajad mõistaksid, millest jutt. No sellised fintech ettevõtte laadsed tooted on meil siin ka meedia vahendusest läbi käinud vahepeal. Näiteks oli üks platvorm, kus oli võimalik investeerida Investio ja teine oli Quetzal, millega me tegelesime. Samuti tegelikult sinna valdkonda kuuluvad krüptovarade ettevõtted, et käesoleval hetkel oleme jõudnud politseist prokuratuuri saata ühe kriminaalmenetluse, mis puudutab siis krüptovääringut Tacoin. Et antud kaasus näitas seda, et selles valdkonnas võidakse panna väga suurt kriminaaltulu siis nii-öelda tekkimist võimaldavad kuritegusid. Et antud kaasuse puhul kriminaalmenetluses oleme hetkel tuvastanud, et antud juhtumil siis tegelikult suudeti kaasata üle 100 miljoni euro väärtuses vahendeid. No meil on igasuguseid investeerimisvõimalusi ja selle taga on siis lihtsalt tegelikult sellised raha kogumise ja kadumise skeemid siis. Võite mõnda neist jälle ka kirjeldada, mis viimasel ajal ehk on teile rohkem silma hakanud ja võib-olla ka mõne kohtuasja kaudu lahti arutatud? No me tegelikult oleme selles krüptoraha uurimise puhul oma kaasustega võib-olla selles faasis veel, kus me tegelikult lahendeid ei oma nii selgeid, aga valdkonnal hoiame jätkuvalt nagu igapäevaselt silma peal, et neid riske juba ennetavalt tuvastada. Kaido Tuulemäe, teie olete osutanud, et kuna Eesti majandus on jätkuvalt tugevalt avatud, siis sõltuvad trendid tihti ka mujal maailmas toimuvast ja seetõttu on ka äärmiselt oluline rahvusvaheline koostöö operatiivtasandil, et meile liikuvaid trende saaks juba ennetada või siis olla valmis neile koheselt ka reageerima. No äkki te toote mõni sellise, ma ei tea, võimsa näite, kus siis heas koostöös on ennetatud ja võib-olla ka peatatud mõni mastaapsem majanduskuri tegu? Jah, ega see rahvusvaheline element on vist igasse elualasse sisse tulnud ja nii ka tegelikult meie uurimisse ja kuritegudesse, et kui rääkida niisugust nagu võimsatest näidetest, siis mul kohe tulevad meelde meie klassikaline näide on erinevad rahapesu kaasused, et kus see rahvusvaheline element on selgelt olemas, sest et reeglina need eelkuriteod, see on just Eesti rahapesu väga omane, mis me menetleme, eelkuriteod on toime pandud välisriikides ja nende menetluste uurimine on väga pikaajaline, vaevaline, sest me peame tegema koostööd väga erinevate riikidega, alates Euroopas kuni väga-väga eksootiliste riikideni, Hiina, Hongkong, Hiina, Namiibia, Uganda, Prantsusmaa, Uus-Kaledoonia, et meil on nagu, ja need on reaalsed riigid, kellega peame suhtlema, sest Ugandas me oleme isegi saanud otsesuhtlusega mingisuguseid kontosid arestida ja need on suured asjad, et mul tuleb üks kriminaalasi, mis rahapesus asi menetluses on, oleme arestinud üle 7 miljoni euro ulatuses vara ja näiteks teises kriminaalises, kus on 700 000 dollarit ja ligi 150 000 eurot, et tuleb öelda, et nende kuritegude avastamisel on meil väga suur abi ja roll rahapesu andmebürool, kellega me infot vahetame ja see nii-öelda tõkestamine esialgu või see menetluse algus reegeljuhtumil seisnebki varade arestimises, millele järgneb siis, peaks ütlema, selline küllaltki pikaajaline ja
raske tuvastamine ja menetlusprotsess. Ma ikkagi nii huvi pärast tahaksin teada, te loetlesite nüüd rida eksootilisi riike, kellega te olete pidanud koostööd tegema, aga kuidas see nii-öelda kuritegu iseenesest siis nende riikide vahel edenes või arenes, et kus mida tehti, kui tohib niimoodi üldisemalt paluda, et te kirjeldaksite? Ega jah, et ma nii abstraktselt, kui ma saan rääkida, et meil rahapesu kriminaalasju on väga erinevaid, et mis võivad otsapidi jõuda nii Ameerikasse kui ka Brasiiliasse. Et eks see ongi niimoodi, et me näeme, et Eestis toimuvad näiteks mingites finantsasutustes, pangakontodel või mingite asjadega väga kummalised tehingud. See hakkab näiteks rahapesu andmebüroole silma. Nemad annavad siis vastavalt teada prokuratuurile või keskkriminaalpolitseile. Ja siis tuleb vastu võtta otsus, mis me siis teeme ja esimene otsus reeglina ongi siis selle vara nii-öelda arestimine. Ja see loogika üldiselt on niimoodi, et loomulikult meil võib ka olla mingi tundlikumat teavet, mille alusel me toimetame, aga eks me hakkame siis tagurpidi minema, et kus see raha tuli, hakkame küsima dokumente, vaatame, kas need tehingud on mõistuspärased, loogilised, hakkame koguma tõendid, aga need otsad reegeljuhtumil ei ole, meil on küll Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ka siin koostööpartnerid, kellega me uurime, aga otsad lähevad sageli väga eksootilistesse riikidesse ja sealt tõendeid saada või üldse kontakti luua on ikka päris kunsttükk. No ma küsiks siia otsa, just tahtsin sellele samale viidata, et väga eksootilised kohad, et kui tihti tuleb ikkagi ette sellist, kuidas siis öelda, loobumist, et tõesti ei olegi võimalik, jääbki seetõttu lahendamata, et sealt ei tule mitte ühtegi vastust, lihtsalt ei saa mitte kuskile ligi. Jah, et ega me ei peagi ju näidet kaugelt otsima, mäletame siin seda Swedbanki kaasust, et kui ma õigesti mäletan, see suuresti jäigi selle taha, et ega me ei suudagi seda eelkuritegu tõendada, kuna need otsad lähevad võib-olla kuskile Venemaale, mõnikord Mongooliasse, Hiinasse ja sealt usaldusväärseid tõendeid saada on väga raske ja siis tulebki, need asjad seisavad mingi aeg riiulil. Ja siit ma saan ka välja tuua põhjuse näiteks, miks need majandusasjad venivad, sest te kujuta ette, kui me peame näiteks Uus-Kaledooniast informatsiooni saama, see kontakti loomine võtab ise aega, see ei ole nii, nagu me küsime näiteks Soomest ja meil on võib-olla homme vastus olemas. Et juba kontakti loomine võtab aega, pluss veel siis tõendi kätte saamine lõpuks, et see võtab aega. Jällegi on mul võimalus natukene teemat muuta. Me oleme oma saadeteski sageli rääkinud, aga eriti palju viimasel nüüd 3 aastal, kui on käinud sõda ja Eesti on olnud siin nii-öelda eesliinil kõikvõimalike sanktsioonikaupade piiramisel ja jutuks on meil siis olnud see, et meie tolli- ja piirivalve töötajad on erakordse surve all, et igasugused susserdajad, sahkerdajad, salakaubavedajad ja muud tegelased teevad kõik selleks, et ikkagi siit piirist üle saada oma kaup ja loomulikult on sel puhul kõik vahendid head, kaasa arvatud see, et üritatakse siis ametnik ära osta. Kuivõrd sageli seda ette tuleb? Ma pärast teie vastust võib-olla saan ka ette lugeda ühe nii-öelda konkreetsema case'i, mida siis lahata. Jah, ikka neid võimalusi ju kombatakse ja katsutakse, et endiselt, kuigi see tundub nii uskumatu, aga endiselt pakutakse liikluspolitseinikule altkäemaksu, siin ka meedias on läbi käinud ühel, aga inimesed ei teadvusta näiteks, et politseil on täna rinnakaamerad ja need on päris koomilised videod, kus me näeme videos, kuidas otse roolis siis soovitakse siis kuidagi kokkuleppele saada, aga neid juhtumeid on nii piiri peal, selles mõttes, kui ka siis sisemaal ametnikud, kes peavad võtma vastu olulisi otsuseid, kus need diskretsiooni otsus on inimesele väga oluline, seal on ka see rahaline pakkumine ahvatlus olemas selgelt. Et neid pakkumisi on paraku päris mitu? No neid ikka on jah, et seda arvu nüüd täpselt öelda ma ei oska, aga ega need Kalevi alla ei jää, need saavad kõik kohtusse saadetud. No, Raul viitas siin just ühele juhtumile, kus keegi Oleg Nurme andis tahtlikult oma äriühingute nimel ja huvides altkäemaksu siis Põhjaprefektuuri piirivalvebüroo ametnikule. Millist teenet Oleg siis vastu saada soovis? Ja vot tema probleem oli seotud siin mõned aastad tagasi niisuguse kuuma teemaga, need siis võõrtööjõud, et
tema nimelt tahtis esitas LTR taotluse ehk siis välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse ja ta sai pidevalt negatiivseid vastuseid, et ja ta soovis registreerida seal Valgevene, Ukraina töölisi ja siis ühel hetkel ta mõtleski, et võib-olla oleks asjalik iga taotluse eest pakkuda teatud summa, tal oli seal kokku 6 taotlust, igale taotlusele pani oma summa ja kuigi ametnik talle selgitas, et see on selgelt ebaseaduslik, ta siiski jäi selle juurde ja pärast hiljem see läks veel üldmenetlusse, tema proovis siis kohtule selgeks teha, et tema arvates see on riigilõiv, aga ja see oli sellepärast ka hea juhtum, et politsei sisekontroll menetles seda altkäemaksu taotlust, aga samal ajal oli temal menetluses ka veel Maksutolliametis maksukuritegu, nii et need 2 kriminaalse said prokuratuuris kokku pantud ja üldmenetluses ta süüdi mõisteti ja ka ringkonnakohtus ta süüdi jäi. Saateaeg kappab hirmsa kiirusega, aga ühe teema jõuame ehk läbi vaadata veel. Ivo Raudheiding, viimasel ajal on meedias palju kõneainet pakkunud nii-öelda Planet 42 juhtum. Ma saan aru, et menetlus on siin pooleli ja sisust palju rääkida ei saa, aga ehk saate te öelda, mille poolest too juhtum või kaasus on õpetlik? Ja, et sisusse ma hetkel tõesti väga süveneda ei saa, aga antud kaasuse taustal just võib-olla kutsukski üles inimesi, et vaatamata siis investeerimispakkumise pakkuja tausta tegelikult süvenetakse ka täpsemalt sellesse investeeringu sisusse ja püüda sellest nagu aru saada, et mõista, et kas see investeering tegelikult on asjakohane või mitte. Et vaadake natukene sellest pakkujast kaugemale ja teine asi on, et võib-olla uurige ka seda, et kas sellel inimesel on õigus selliseid pakkumisi teha. Et võib-olla on need sellised mõtted, mis ma annaks kaasa. Teil, kas on midagi lisada? Jaa, et inimestel täna on neid ahvatlusi igal pool, inimestel on võib-olla ka tekkinud kogutud raha, et maksab vaadata kuhu, mis tingimustel ja kui suures summas oma raha nii-öelda investeerida, et igale pool neid pakkumisi tuleb uksest aknast, meilidele, telefonile, maksab olla kriitiline, sest see on teie enda raha. Et kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis ta tõenäoliselt ei olegi tõsi. See peaks ettevaatlikuks tegema. Selle tõdemusega on hea lõpetada. Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kaido Tuulemäe ning Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude juht Ivo Raudheiding. Me täname teid saatesse tulemast. Loodetavasti leiate pisutki aega majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri sünnipäeva tähistamiseks ka, kui seda juba tehtud ei ole. Meie aga läheme siit väikesele pausile, kui naaseme, on Kuku stuudios juba uus külaline ja jutuks hoopis teine teema. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu lubatud, vahetame nüüd teemat ja sukeldume narkoainete räpasesse maailma. Pisut nukralt iroonitsedes võiks parafraseerida räppar Genka laulusõnu, et jumalal on aineid veel, sest püsitarvitajatelt tulnud ärevad sõnumid räägivad sellest, et Eestis on juba mõnda aega liikumas uued väga ohtlikud ained, millest väga palju ei teata. Täpsemalt, millega on tegu, selles aitab meil nüüd selgust luua Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu Lunnest juhatuse liige Mart Kalvet. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere kena teisipäeva ja vastlapäeva! Olukorras, kus me räägime palju nitaseenidest, mis moodustavad hetkel pea pooled Eesti hüppeliselt kasvanud üledoosi surmadest, on teie ühing andnud teada, et turule on ilmunud järjekordsed tapjad. 2 üliohtlikku narkootikumi. Tsüklorfiin ja spiroklorfiin, ja vaata, see on keeleharjutus ka veel. See on jah, iga uue ainelainega tulevad keeleharjutused, et ma mäletan, isotonitaseen tuli 2018 isegi kohtudokumentide sellise valesti kirjutatud, sest see oli nii uus asi alles. Just, aga me peame ikkagi küsima, et millega on tegu? No me teame praegu väga vähe, nagu sa, Raul, väga õigesti ütlesid, et me teame, et need on brorfiinirühma ained. Brorfiini analoogid on siis uus sünteetiliste opioidide rühm ja me teame, et see, mida on tuvastatud nagu rohkem
kohtuekspertiisi instituut vist mullu leidis seda 3 proovist, võib-olla mingi 2-3 grammi, et seda on väga vähe leitud. Ja seetõttu on nagu kinnitatud laboriandmeid ka väga vähe. Aga see, mis nad leidsid, oli tsüklorfiin, mis on väidetavalt fentanüülist umbes 4 korda kangem. See ei ütle väga palju. Eriti neile, kes ei ole üleüldse kursis selle maailmaga. Ja, et see tõenäoliselt viitab retseptori afiinsusele või siis sellele, kui tugevalt aine klammerdub opioidretseptori külge ja kaua ta seal püsib. Need asjad on olulised ja me oleme aru saanud, et vähemalt pannes kokku siis pildi sellest, mida kohtuekspertiisi instituut on leidnud, mida Tai on meile öelnud, mida ekspertiisis on leitud, selle põhjal, millised on kasutajate kogemused ja mismoodi need erinevad nagu varem meil turul liikunud ainetega seotud ebameeldivatest kogemustest ja sellega, kuidas need kogemused, nende kogemuste kirjeldused kattuvad väga suures osas mullu Põhja-Ameerikas levima hakanud siis nende morfiini analoogide tarvitajate kogemusega Lahedaga. No me räägime siin täna siis 2 sellisest uuest ainest, tsüklorfiin ja spiroglorfiin, mina olen kodutöö hästi ära teinud. 2 erinevat ainet, kas need ka üksteisest kuidagi erinevad? Nojah, nad on sama rühma ained, ütleme samamoodi nagu fentanüül ja trimetüülfentanüül on sama rühma ained, eks ole. Et lihtsalt see alus on natuke teine, et ma ei ole keemias nii tugev, et seda struktuuri iseärasusi siin raadioteel selgitada, aga ütleme nii, et ta haakub väga tugevalt opioidretseptoriga ja ütleme, et intensiivsuselt on see kogemus nagu natukene murettekitavalt enneolematult tugev. Kas sellest kogemusest saab veel midagi märkimisväärselt ära rääkida, et just nimelt kas või selle sama Põhja-Ameerika näitel siis? Nagu me oma selles hoiatuses, mis avaldasime kodulehel ja suhtlusvõrkudes, nagu ka ütlesime, et mida tuleb silmas pidada. Et me ei soovita seda ainet mingil juhul tarvitada, sest esiteks on selle tarvitamine ise juba seotud füüsiliste kahjustustega, kuna need ained vees ei lahustu praktiliselt üldse, siis tuleb neid enne süstimist segada kas siis askorbiinhappe või siis C-vitamiini või sidrunhappe lahusega. Et vees need üldse ei lahustu ja ka see tulemus on selline geelias ja süstides tarvitamisel ta nagu veenid hakkavad paakuma, lähevad punaseks, tekivad sellised veenikahjustused, lihase kahjustused süste koha ümbruses. Et see ei ole sugugi meeldiv. Teine asi, mida tarvitajad siin ja sealpool lahti on tähele pannud, on see, et ka väga väikesed kõikumised annuses on drastilise mõjuga, et kui sa oled harjunud tarvitama, mis seal ühes nii-öelda tšekis või voldikus, selles kõige väiksem kogus, mis müüakse väike foolium voldikuga, eks ole. Kui sa oled harjunud seal, ütleme, 0,03 grammi tarvitama ja siis ühes voldikus on 0,04, siis põhimõtteliselt see on, see võib olla see, et sa ärkad 4 tundi hiljem lihtsalt nagu mälukaotuse ja teadvusetust seisundist mälukaotusega või hullemal juhul surmaga. Kuigi ma pean täpsustama, et Eesti ekspertiisis ei ole veel leitud neid jälgi surnukehadest, mis tähendab, et nii palju kui me teame, ei ole veel ametlikult ühtegi tsüklorfiini või spiroglorfiini üledoosi Eestis olnud. Kas seda on kerge surmaga lõppenud üledoosi? Kas seda on kerge või lihtne üldse tuvastada seda ainet? Minu teada ei ole. Et kindlasti ei ole praegu kiirteste, mis seda tuvastaksid, kõik nii-öelda kõik allikad, mis nii Ida-Virumaal kui siin Tallinnas meile nagu infot on toonud, on maininud, et nagu kas siis politseis või siis ütleme metadoonikeskuses need ained kiirtestidega, need ei paista mitte kuskilt. Et meil puudub tuvastamisvõimekus. Kindlasti on see olemas kohtuekspertiisi instituudil, sellest kui keeruline neid tuvastada on, oskavad ehk sealsed spetsialistid täpsemini rääkida. Nii, lubage mul veel proovida. Tsüklorfiin ja spiroglorfiin. Miks neid ained üleüldse on hakatud tarvitama? Meil on juba olemas nii-öelda turul kõik võimalikud kangemad ja päris ohtlikud ained.
ja nüüd on veel ühed. Mida nad asendavad ja kust nad tulid? Mingi põhjus peab siin taga olema. Loomulikult, te kindlasti olete tuttavad sellise asjaga nagu keeluseaduse rusikareegel või keelustamise rusikareegel. Mida agaramalt jõustatakse keeluseaduseid, seda ohtlikumad ja tugevatoimelised ained ilmuvad turule. Ehk siis, kui heroiin kadus turult, asendasid selle fentanüülid, kadusid, fentanüüli võrgustikud võeti maha, tulid turule nitaseenid, mis alguses olid keelustamata. Nad ei olnud keelustatud ainete nimekirjades üldse. Vist üks oli, aga mitte, isotonittaseen oli see, mis nagu tuli esimesena ja mis pikka aega ei olnud Eestis keelustatud. Mistõttu ka see info nagu jäi kuhugi tammi taha, et me samamoodi, mis see on nüüd juba 7 aastat tagasi, panime selle pildi kokku, võrreldes eestlaste ja eestimaalaste ja ameeriklaste, põhja-ameeriklaste kogemusi, eks ole, ja pärides ükshaaval kohtuekspertiisi instituudilt neid, et kas te seda ainet olete tuvastanud, kas te seda olete tuvastanud. Ja siis, kui isotonittaseen pilti ilmus, siis oli jälle meie organisatsioon oli esimene, kes sellest avalikult rääkis. Ma saan aru, et ametkonnad ühest küljest ei taha seda nagu, kui neil ei ole 100% kindlad andmed, et see aine nüüd tõesti siin kanda on kinnitanud, et ta on ohtlik, et ärme tekita tühja koha pealt paanikat. Aga meie nii-öelda põllu peal, eks ole, töötades inimestega, kes on sagedased tarvitajad, meil on nagu natuke rohkem seda infot ja me näeme, mis ei ole muidugi ametlikult kinnitatud info, aga siiski eluline info, eks ole, ja me näeme seda, kui kiiresti on toimunud muutused ja kui ohtlikud need muutused on. Et siin mängib rolli ikka see, et need prorfiinid ei ole veel keelustatud. Jällegi. Nii et ütleme, mõnda aega läheb aega, mil nad saavad siin päris vabalt liikuda turul ja siis mingil hetkel hakatakse nendega juba intensiivsemalt ka nende vastu tegelema. No just, jah. Lihtsalt, et kui varem oli see, et see käis ühe aine kaupa, et ütleme, et fentanüül keelustati, tuli trimetüül, fentanüül siis keelustati, trimetüül, fentanüül tulid mingid fluoro- ja kloorofentanüülid ja nii edasi, uued ained, mis veel ei olnud keelustatud. Eesti otsustas, et hakkame keelustama rühmade kaupa, keelustame kõik fentanüülid ära. Ja siis tulid nitaseenid, sest tuli täiesti uus rühm, mis oli keelustamata ja siis kui nitaseenid ära keelustati, siis nüüd on meil kohal uus täiesti keelustamata rühm, reguleerimata. Et see pigem on nii, et nad on tulnud millegi asemel, mitte et nad ei ole seal, ütleme siis mingisuguses sellises kangusastmelt aina tugevamad ained, et ütleme senised narkomaanid, sõltlased soovivad aina midagi jõulisemat peale ja sellest tulevad siis ka need uued ained. Vabandust, kui ma nüüd lapsikult küsin, aga... See element on selles sündmuste ahelas kindlasti mingit rolli mängib. On väike hulk, ütleme selliseid üliteadlikke ja ütleme siis ülimalt... seiklusjanulisi uute sünteetiliste ainete tarvitajaid. Nad enamasti ei piirdu ainult opioididega, proovivad kõike, mis turule tuleb, lihtsalt, et saada see kogemus kätte, eks ole. Aga see kontingent mängib see kontingent on väga väike. Kui me selle oma hoiatuse avaldasime siin nädala alguses vist või eelmise nädala lõpul, siis me saime väga kiiresti hakkas tulema meile tarvitajatelt, kes seni ei olnud sellest teemast rääkinud, kinnitusid, minuga juhtus ka, mu sõbraga juhtus ka samasugune asi, täpselt samasugune toime, varem pole olnud sellist asja, eks ole. Et kuni see asi on nagu vaka all ja keegi ei tea, mida inimesed tarvitavad, eks ole, siis ongi lihtsalt see, et meil müüakse sulle mingit rasket jutumärkides, seda uut ainet nimetatakse slängis sabakaks, varem on muid, koer vene keeles, et varem on mingid muud ained sama nimetust kannad, et iga hüüdnimi see teeb pilti ainult segasemaks, eks ole. Aga fakt on see, et levib mingi aine, mis ei tule kiirtestides välja ja mille terviseohud on piisavalt suured, me leidsime, et hoolimata need 100% kindlate laboriandmete puudumisest me siiski peaksime inimesi hoiatama. Muide, te mainisite ise ära need hüüdnimed, et kuidagi on nii, et kõiksugustel sellistel vastikutel ainetel on omale kombeks saada mingisugune imelik hüüdnimi ja kui ma meenutan, siis sama sabaka, seda kasutatigi minu arust ka nende nitaseenide või vähemasti selle isotonitaseeni puhul
ja see kõigub riigist riiki, näiteks alfa PVP-d nimetatakse Valgevenes sabakaks, et see on nagu kuidas need nimed tekivad? Eks nad tekivad on see seotud selle laksuga, mis samamoodi nagu släng, ma tõesti ei tea, miks sabaka on koer, võib-olla sellepärast, et ta on nii halb. Ma rõhutan, mitte keegi ei taha neid aineid siin. Tähendab, kui ma käin välismaal konverentsidel ja räägin sellest, kuidas meil inimesed räägivad nostalgiaga vanast heast ajast, kui veel liikus fentanüül, siis nad ahetavad, eks ole. Sest nüüd on nitaseenid ja nüüd juba profiinid, eks ole. Aga fakt on, et keegi ei taha uusi aineid, keegi ei tahtnud nitaseene fentanylide asemel, võib-olla mõned üksikud inimesed, kes tahtsid neid lihtsalt proovida, aga nemad ei kujunda tegelikult üldiseid trende. Üldine trend on see, et 90% või rohkem protsenti inimestest, kes tänav opioide tarvitavad, ei tea, mida nad tarvitavad, ega neid väga ei huvita ka peaasi, et see nagu võtaks võõrutusnähud ära. Ühe detaili tahaksin üle küsida, et kui nitaseenide puhul on räägitud või märgitud, et ühest elupäästvast naloksoonisüstlast tihtipeale ei aita, kas nende uute ainete puhul on teada samad momendid, et ütleme, inimeste päästmiseks on vaja tunduvalt rohkem vaeva näha ja ühest sellest naloksoonisüstist ei piisa? Me ei tea päris täpselt. On olnud teateid, et jah, et tavalisest naloksooni annusest ei pruugi piisata. On ka tulnud teateid, tõesti oleks väga huvitav saada nagu täis analüüs keist kuidagi kätte, et näha, ega seal veel lisaks midagi muud ei ole, nagu kas tuimastid, nagu see veterinaartuimastik sülasiin, mis vahepeal siin nagu pahandust külvas, või siis mingisugused mustaturu bensodiazepiinid, sest nagu võõrutus neist tuleb väga kiire tulema, väga raske, inimesed, kes on nagu seal ütleme 50 ühiku metadooni peal olnud ja nüüd sellest sõltuvusse sattunud, ütlevad, et 90-120 ühikut ei tee neile enam mitte midagi. Metadoon enam üldse ei aita, eks ole. Kui nad kutsuvad endale kiirabi, sest iiveldus ja krambid on nagu nii ägedad, et nad on eluohtlikud, eks ole, et sa ainult oksendad sappi ja põhimõtteliselt suudad külilis põrandal lebada, eks ole. Kutsuvad endale kiirabiga suurt ei oska nendega midagi teha. Võib-olla nad viiakse emosse, kui olukord on eriti hull. Pumbatakse seal bensosid täis, bensodiazepiine, sest opioidisõltlasele ei tohi anda, eks ole, asi, mis leevendaks võib-olla. Ja siis nad 2 tunni pärast on need valud tagasi, kui nad seda ainet ei saa, et nad on väga motiveeritud seda uut ainet, kuigi nad ei taha seda tarvitada, nad on väga motiveeritud seda siiski ostma ja tarvitama. Mis on väga murettekitav olukorras, kus meil kahjude vähendamise teenuste spekter kipub nagu selle asemel, et laieneda, nagu meie riiklik uimastipoliitika ette näeb, et võib-olla asutada ohutuma tarvitamise ruumid või safe supply või midagi sellist. Et selle asemel meil on eelarvekt kärbitakse, teenused on alarahastatud ja mitte kõige paremini organiseeritud uute riigihangete tingimustes. Me jõuame nende teemadeni ka veel, aga teeme siit ühe väikese pausi vahepeale. Krimiraadio. Krimiraadio on taas eetris ning otsestuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas oleme rääkimas Eesti narkomaailmast, sest turule on tulnud uued ohtlikud ained, tsüklorfiin ja spiroklorfiin, kuid me saame sellele maailmale ja nendele ainetele heita pilgu läbi tarvitajate, sest meiega on Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu Lunnest juhatuse liige Mart Kalvet. Kui me oleme siin ikka rääkinud nendest nitaseenidest, mis on paraku põhjustanud viimastel aastatel rekordarv üledoosi surmasid. Ja ikka jälle tahaks küsida, et kuidas nad tekivad siia meie turule. Me ju justkui oleme rääkinud, et teavitatakse, räägitakse ja ikkagi imbuvad. Kust kaudu nad imbuvad siia Eestisse? Mis asjaoludel nad imbuvad? Postimees tegi vist detsembris või siin jaanuari alguses, mitte väga ammu, koostöös kas Bellingcati või mingisuguse sellise organisatsiooniga põhjaliku sissevaate sellesse, kuidas tulevad nitaseenid Euroopasse. Lühike vastus on postipakiga Hiinast. Nii, aga siinpool peab olema keegi, kes on väga teadlik nii-öelda turusituatsioonist ja oskab tellida Hiinast või on see mingisugune Hiina spetsoperatsioon? Meie enda, tähendab, me teame, et nendel samadel allikatel, mida jälgivad meie organisatsiooniga seotud inimesed ja vabatahtlikud, eks ole, ehk siis tumeveebivõrgud,
nii-öelda tumeveebi basaarid, kus kaubitsetakse nende kõikvõimalike ainetega, eks ole, samuti Redditi grupid, sünteetiliste opioidide grupid, et ja me teame, et neil hoiavad silma peal tõenäoliselt politsei, võib-olla ka Tervise Arengu Instituut, väga päris kindlasti Tervise Arengu Instituut ka, ja samuti hoiavad teadlikumad tarvitajad silma peal, et nagu aru saada, sest tendents on selline, kui miski Põhja-Ameerikas välja ilmub, kui seda hakatakse mainima, neid spiroglorfiini, tsüklorfiini hakati mainima millalgi vist mullu märtsis, juulis oli juba piik päris kõrge, et siis oli meile selge, et need ained ilmselt jõuavad peagi Eestisse, sest kogu aeg varem on niimoodi läinud nagu sellest ajast peale, kui Põhja-Ameerikas algas põhjalikum fentanüülikriis, see oli umbes 10 aastat pärast Eestit, eks ole, siis muutus see tulipunkt, varem ilmusid uued ained esimesena turule meil. Nüüd nad ilmuvad esimesena turule Põhja-Ameerikas ja jõuavad 2 nädalat või 6 aega hiljem siia. Ja. Muide, artiklitest rääkides, siis aastal 2022 kirjutasime me Rauliga koos Postimehes ühtede esimeste seas artikli just nimelt nendest nitaseenidest kui uutest potentsiaalsetest tapinarkootikumidest ja siis oli olukord selline, et mõned üksikud surmad olid olnud. Tänane olukord on siis see, et nagu juba mainitud, et praegu peaaegu pooled üledoosist põhjustatud surmad on ikkagi nitaseenide põhjustatud. Kui mures me praegu nende uute ainete pärast nüüd peaksime hetkel ikkagi olema? Sest mul on tunne, et ka siis võib-olla alahinnati seda nitaseeni olukorda. Jaa, ma arvan, et kui me hakkame iga uue aine pärast eraldi paanikat tegema, siis me lihtsalt kordame sama tsüklit, mida me oleme korranud viimased 20 aastat. Alates fentanüülikriisi algusest 2001, eks ole. Et me peame vaatama suuremat pilti. Et selge on, et see ainete vool ei lõppe mitte kunagi. Jumalal on aineid alati veel. Ja ükskõik kui hästi me neid ka peatada ja piirata ei ürita, midagi imbub ikka läbi, vaadake kas või mis toimub vanglates, eks ole. Et meil oli mulluga vist vanglas vist 1 üledoosi surm, kui mitte rohkem. Et peaaegu kõik, mis on saadaval tänaval, jõuab ka vanglasse, mis on nagu vaba ühiskonnaga võrreldes nagu väga kinnine asutus, eks just, ole. Ja ometigi. Aga ometi jõuavad need ained ja on alati jõudnud ja jäävad ka jõudma. Et siin nagu me peame nägema suuremat pilti ja leidma selle julguse neid probleeme hakata lahendama muul moel kui seni. Ma pean siin saate lõpetuseks siis küsima, et mis oleks see teine viis, teissugune narkopoliitika, et see laiem pilt, kuidas tegutseda, et me ei peaks iga kuu kokku lugema narkoüledoosi surmasid ja selle teadmisega ka siis edasi elama või siis lugema uudiseid, millised keelatud ained taas on turule tulnud ja millised tapjad ained. Aga mis on see poliitika, et me ei peaks selliseid uudiseid lugema, et meil ikkagi inimesed ei sureks? Mis oleks see mõistlik poliitika? Üks mõistlik asi oleks võimalikult suures ulatuses hakata ellu viima riikliku uimastipoliitika rakenduskava, mis valitsuse memorandum sai vist maikuus mullu heaks kiidetud või ma ei mäleta, või oli see septembris. Aga tähendab, midagi on juba tulnud ka, me saime endale niinimetatud hea samariitlase akti. See on kindlasti oluline samm teel nagu selle tuleviku poole, kus vähem inimesi sureb üledoosidesse kasvõi juba sellepärast, et nad julgevad abi kutsuda, kui inimene kõngeb, eks ole, et see siiamaani oli see natukene komplitseeritud, et sul võis endal tulla paksu pahandust sellest, kui sa sõbrale abi kutsud. Ja siis tihtipeale jäi see abi kutsumata. Ja siis jäi see abi kutsumata, et ma ei tea, kui palju inimesi selle akti puudumise tõttu surnud on, aga nüüd neid kindlasti sureb selle võrra natuke vähem. Aga see on tilk merre, et meil on vaja suuremat süsteemset muudatust ja näiteks meie organisatsioon oleks valmis nii-öelda entusiasmi ja rohujuure tasandi vahenditega näiteks kampa lööma, eks ole, aga siin nagu ütleme, läheb riiklike ametkondadega natuke keeruliseks, sest politsei on küll öelnud, et nad on põhimõtteliselt valmis selleks, et Eestis oleks ohutuma tarvitamise ruumid, aga millised need reeglid peavad täpselt olema, eks ole, või siis selle ainete tarvitamise eelne testimine. Praegu meil Eestis seda võimalust
sisuliselt ei ole. See on ikka tabu pigem. Et jah, et me saaksime väga palju kiiremini reageerida, kui me teaksime, kui inimesed tooksid ise aineid testida, et kuulge, et mingi uus kahtlane asi, palun öelge, mis siin sees on, eks ole. Ega kohtuekspertiisi instituut teeb ju ka analüüsi ainult nendele ainetele, mida konkreetselt otsitakse, eks ole, et nad ei vaata seda, millised on lisaained. Mõnikord võivad probleem olla aga hoopis mitte psühhoaktiivsetes lisaainetes, eks ole. Ja meil oleks vaja ka seda infot võimalikult kiiresti operatiivselt, et seda levitada siis, kui see on veel aktuaalne. Sest tihtipeale need ametlikud hoiatused jõuavad meediasse siis, kui see aine on juba turult kadunud, eks ole. Et sellises tempos tegutsedes me oleme alati kuritegelikest organisatsioonidest maas. Mida veel tuleks muuta? Ma mõtlen, üldsuse suhtumist tuleks aidata muuta. Kas või, kui me mõtleme nii lihtsale asjale nagu videokaadrid või fotod, mis saadavad neid artikleid peavoolumeedias, eks ole. Me näeme seal aastast aastasse korduvad samad kaadrid mingisugustest teadvuseta inimestest, keda lohistatakse kiirabiautodesse või üritatakse tänavale elustada või kes pidurdamatult tõmblevad või tantsivad kuskil avalikus ruumis, eks ole. Sellised kõige skandaalsemad, inetumad nagu kaadrid, eks ole. Ja see aitab nagu süvendada üldsuses hoiakut, et see ei ole minu probleem. Need on mingisugune neljandajärguline kõnts inimpraht, keda need ained puudutavad, et nagu see ei ole päris tõsi, eks ole. Neid surmasid on olnud alaealiste hulgas, neid on olnud kõige jõukamates Eesti piirkondades, eks ole, heades peredes nii-öelda, et mida kauem me üritame teha nägu, et see on põrandaalune probleem, seda valusam saab olema ärkamine, eks ole. Eesti on teinud palju, me oleme dekriminaliseerinud ainete väikeses koguses omamise ja tarvitamise, aga karistused on siiski liiga kõrged, nii et me loodame, et mõned meie ja meie partnerorganisatsioonide algatused nagu petitsioon uimasti tarvitamise eest määratavate karistuste mitte karmistamiseks ja või siis pöördumine Riigikogule, mille tegi MTÜ Convictus, et paremini kaitsta inimeste isikuandmeid, keda on karistatud uimasti kuritegude eest, eks ole, et neil oleks pärast paranemist võimalus, teistega võrdsed võimalused ühiskondlikus elus kaasa lüüa ja taas ühiskonnastuda. Aitäh, Mart Kalvet, sellega on tänane Krimiraadio läbi saanud. Saate esimeses osas soovisime õnne täna aastaseks saanud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuurile ning saate teises osas võtsime pulkadeks lahti uued narkootikumid, millest võivad saada Eestis uued tapjad. Täname loomulikult kõiki saatekülalusi ja iga meie toredat fänni ja kuulajat. Saatejuhid olid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Uus Krimiraadio juba järgmisel nädalal teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.